No nii, tervitus. Selles korraks on suvi läbi ja õnnestus teha sel suvel üks ilus huvitav korteri pesuruum, kus saavad pesta ennast siis kes iganes siia sisse ruumi ära mahub. Käia duši all, saab valamus, pesta hambaid ja mida iganes ja saab ka vetsus käia. Ruum on iseenesest väike, ta on umbes 2,4 meetrit lai, umbes 1,20 meetrit pikk või vastupidi. Kui hakkasime seda lammutama, siis silmaga oli näha, et paneelid on kuidagi imelikult kaldu ja mis iganes kõverad, et seal kuskil teatud kõrgusel lõpeb üks paneel ja algab teine ja nad ei ole kohakuti. Ja siis, kui sai nüüd hakatud täisnurki siin otsima ja siis mõõtma laseriga, siis joonistus välja selline pilt, et kohati võis olla sein, uus sein vanast seinast võis olla kuni 17 sentimeetrit eemal, et tohutu möödapanek. Aga kuidagi see maja on siin püsti seisnud, see on viimane korrus, et ju siis niiviisi võis ehitada ja nii ta on ka kunagi ehitatud. Aga kuna me siin tulema plaaditud ruum, siis ei saa nagu täitsa suvalise kõvera seina peale neid plaate nagu liimida. Siis ajasin need seinad kõik sirgeks. Sai kõik toostikud siia sisse paigaldatud. Sai siin selle pesuruumi tegemise juures nagu oli selline nägemus, et ta peaks kuidagi iseloomustama seda Lasnamäge ja siis saigi valitud selline betooni värv, et ta oleks võimalikult betooni nagu karva, et see Lasnamägi kõik on nagu betoon ja siis ja betoon tundub selline ilus hall olevat ja sai lagi, osalised seinad sai siis puhastatud, neid on ka näha ja neid siis värvib praegult valgus. Valguslahendus on LED-lampidega, mis siis ise vahetavad oma värvust, mängivad, elavad sellist oma elu ja tulemus on väga omapärane, et seda võiks iseloomustada selline sõna kosmos. Ja tõesti ta on niisugune väga kosmiline, näeb see kogu asi välja ja uskumatu, et sellise väikese pinna peale mahtus nüüd nii palju erinevaid seadmeid ja asju ja tehniliselt on väga suht keerukas. Siin seinte taga on peidus kõiksugu seadmed. Põrand on tehtud soojaks, põrandaküte on siin. Siis on siin valamu, segisti on selline targem juba, mis oskab vett säästa. Duši segisti pole kõige targem, aga ta on vähemalt bränd on hea, et peaks nagu pikalt vastu pidama. Vetsupott on kaasaegne. Algselt oli plaan siia panna üks vana Tšehhi sotsialistliku vabariigi või kuidas Tšehhi pott nii-öelda. Ta nägi ilus roosa välja. Aga temast saab on nagu usku ja sest et ta oli seisnud ikkagi mitukümmend aastat on seisnud, 25 aastat kuskil. Ja ma nagu kahtlesin, kas ma saan seda nagu tööle, et isegi kui ma ta saan ta tööle, et kas ta jääb tööle, et see on nagu teine asi, et kujutage ette, kui tal on pott ja siis ta on pidevalt katki, sellepärast, et teda ei tal võib-olla pole mingid juppe, võib-olla mingid jupid on asendatud ja siis keegi peab olema selline poti-ihu doktor, kes siis tunneb tema sellist hingeelu ja oskab teda parandada, et see kindlasti oleks väga tüütu nagu kasutajal, et
kindlasti poti parandajale, see oleks ka pikk leib, et iga kord, kui ta läheb katki, siis keegi, kes teda tunneb, tuleb kohale ja siis võtab seal mingisuguse raha ja siis seda raha saab kohe nagu võtta. Samas, kas sellist asja on vaja, et kindlasti see mingi hetk lõpeb see asi lihtsalt ära. Siis, mis siin veel on, siin sai pandud selline klaasist üks, Baltico vist toodab neid. Ta on päris siuke huvitav hea lahendus. Ja siis on siin ka paigaldatud üks autoritöö, üks peegel, ei oska öelda, mis selle kunstniku nimi on, kes selle tegi, aga võib-olla ma leian selle nime, siis ma jagan seda nime teile. Tot siukene lugu.